kindlasti aitab nii kassil kui koeral head elu elada täisväärtuslik toit. Asume rääkima märjast kuivtoidust. Tere, Helen! Tere! Ja tere, Edi! Ma saan aru, et siin on meil vahva Eesti peaaegu, et võiks öelda kõige kuulsam koer Instagrami andmete järgi vähemasti. No, see on niisugune huvitav tiitel, aga miks mitte? Tegelikult me räägime sinuga koeratoidust ja teie Ediga olete brändisaadikud ühele vahvale toidule, mille nimi on Platinum. Mis sari see selline on? Platinum on, no mina ütleks, et kindlasti üks top Eesti koeratoitudest ja mis on eriti põnev, et meil on küll tavaline märktoit ja kui tavaliselt räägitakse siis kuivtoidust, siis Platinumil on hoopis kuiv märktoit. No mida see sõnapaar endast tähendab, kuiv märktoit? No kui niimoodi hästi lihtsalt seletada, siis igaüks, kes esimest korda võtab Platinumi kuivmärktoidu siis kätte, siis ta kohe tunneb, et oi, see on nii pehme ja nii niiske ja selline tundub isuäratav isegi inimesele. Ja see on siis seepärast, et see on valmistatud sellisel erilisel viisil ilma veeta ja küpsetatud omas mahlas. Ja seetõttu siis ta ka ei paisu maos, et Edi on ka hästi aktiivne koer ja mulle väga meeldib see, et kui tavaline kuivtoit, kui koer seda sööb, siis ta maos paisub ja sellest võib tekkida siis maokeert, kui ta nüüd järsku hakkab kiiresti jooksma. Aga Platinum on sellisel kujul, nagu ta on, juba niiske, toitev ja ühesõnaga ta seedib siis kergemini. No see oma mahl tõenäoliselt tähendab ka seda, et alles on lihas siis näiteks need samad mahlad ja seega ka kasulikud ained, eks ole? Piilu. Ma tean, et osade kvaliteettoitude loomne valk on võetud täiesti molekulideks lahti ja uuesti kokku pandud, et kuidas nüüd Platinum sarja toitudega on? Kuidas see toit tehtud on? Platinumi toit on tehtud täiesti värskest lihast, see spetsiaalsel aurutamise meetodil 95 kraadi juures kõik need koososad ehk siis värske liha pluss siis need köögiviljad ja kõik tervislikud need koososad pannakse siis ühte patta kokku ja siis aurutatakse ja see kõik pakendatakse pärast siis. Et aurutatakse nii kaua, kui nii palju niiskust läheb välja, et jääb 18 või 20% siis oma mahla nii-öelda sisse. Just, Platinumi 1 kilogrammis kuivtoidus on 1,27 kilogrammi värsket liha. Tupli! Kui nüüd tegu on sellise toiduga, mis looma maos ei paisu, kuidas siis teda kogu selliselt doseerima peaks? Mina mäletan, et kui me läksime Platinumi peale üle, siis tundus, et ma annan koerale liiga vähe süüa, sellepärast, et ta on lihtsalt rammusame toitvame, seda ei peagi seal kausis olema terve kausi täis. Ja selle puhul siis ongi see risk, et inimene võib oma koera üle toita. Et kui meiega hakkasime käima agility-trennis, siis treener ütles, et Edi on natukene kogukas, et peab dieedi peale minema, et ju ma olin liiga lahke olnud, aga kui ma hakkasin paki peal ja jälgima seda kindlat kogust, mis tuleb teatud kaaluga koerale anda, siis sai kohe normi peale tagasi. No teame ju kõik omast käest, et kui mingisugune toit on niiske, siis ta kipub üsna kähku roiskuma vanaks minema, et kuidas nüüd Platinum sarjaga loodame? Et Platinumi kuivmärktoit ongi pandud sellesse 5-kilosesse kotti ja seda oleks kõige õigem hoida selles originaalpakendis. See on pandud põhjusega sellesse pakendisse. Ta säilib selles kõige paremini, ei tasu kindlasti seda kuskile tünni ümber valada, sellepärast, et siis ta võib rikneda. Isegi kui tahate panna tünni selle, siis koos selle kotiga ja säilita just selles kotis. Milline Edi lemmiktoit on? Edi lemmiktoidud on kana ja lambaga kuivmärktoidud, aga tegelikult on valikus veel ka sealiha ja veis. Ja näiteks kaaluprobleemidega koertele on kõige parem lamba ja riisi kuivmärktoit ning allergikutele on kõige paremad siis kõik peale kana ehk siis veis, siga ja lammas ehk sellepärast, et neis ei ole teravilja. Tegelikult olete sina ja Edi ju Platinum sarja brändisaadikud. Mida see roll endast üldse kujutab? No ma arvan, et kõige suuremas pildis kõige lihtsamalt seletatult on see selline au siis levitada head sõna hea koeratoidu kohta, et meil on tõesti miski, mille üle uhke olla, et ma mitte kuidagi ei valeta, et me tõesti usume sellesse ja meil on hea meel olla osa sellest Team Platinumist.